Kristjan tõid Eestile 3. võidupunkti ja seega siis kogu kohtumise võidu. Palju õnne esiteks ja räägi natukene mängust. No ma algul valmistusin, et ma pean Basilashviliga mängima, et siis viimasel hetkel mängisin nende 4. numbriga, et algul oli siuke nagu võidukohustus oli täna suurem, et läksin nagu, ei läinud nii pingevabalt mängima, et siukene rabe oli täna, et kehvem mäng kui eile, aga vähemalt tulin välja, lõpus tõstsin taset ja suutsin võita, et vähemalt võitsin. Millised oleks need nii-öelda võtmekohad mängus või võtmetaktika või punktid, et tänu millele sa võitsid? No ma arvan, ma servisin paremini ja ma ikkagi lõpus olin stabiilsem kui tema, et ma survestasin, ta ainult kaitses, et ma kogu aeg survestasin, et see oli aja küsimus. Ma arvan, kui mul lihtsalt mingi hetk lähebki lõpuks sisse nagu, et ründasin ja algul eksisin, aga lõpus sain nagu käima natuke rohkem. Sa ütlesid ka, et ikka väga raske oli tegelikult ja see pinge oli päris suur, et mis oli see sinu nii-öelda relv täna ka selle pingega toime tulemiseks mängu jooksul? Ma suutsin nagu, proovisin ennast rahulikuna hoida, et kui ma liiga palju ennast käima tõmban, et siis ei ole ka hea, et ja ma ei tea, see publik oli nagu plaksutas räigelt minu vastu kogu aeg, aga miskipärast nagu see natukene aitab mind, see tõmbab mind ennast ka käima. Et siis ma ise nagu olen ka aktiivsem rohkem, aga ma oleksin paremini kõvasti. Kuidas jalaviga settpalli peal ja kergelt sellist kohtunike abi sind möötas? No see jalavigana, seda jalaviga ei olnud, aga noh, vahet ei ole. Ei no jah, mis seal ei ole midagi teha, noh, kohtunik otsus ja seal ei saa midagi muuta, noh. Aitäh, Kristjan! Aitäh!